Eelmistes loengutes oli meil Schmidti trigeri väljundis valgusdiood. Pika võnkeperioodi või aeglase võnkesageduse korral on võimalik võnkeperioodi kella järgi mõõta. Kui võnkeperiood läheb lühemaks, siis vilgub valgusdiood nii suure sagedusega, et silma järgi on võimatu vilkumisest aru saada. Selles loengus näitame, kuidas Schmidti trigeriga generaatori külge panna pieso valjuhääldi ja kuidas mõõta sagedusriba. Pieso valjuhääldi näeb välja niisugune, messingist ketas, mille keskel on piesokristall. Kristalli kummagi külge on ühendatud juhe. Niisugune pieso valjuhääldi on tavalise suitsuanduri sees. Pieso valjuhääldi aktiivseks elemendiks on piesokristall, mille pindadele on kantud õhuke elektrit juhtiv metallikiht. Kui pindade vahele rakendada pinge, siis ühe polaarsuse korral kristall paisub ja vastupidise polaarsuse korral kristall tõmbub kokku. Metallplaadi külge kinnitatud kristall painutab seda plaati, paisudes ühele poole ja kokku tõmbudes teisele poole. Pieso valjuhääldi elektrite juhi. Pieso valjuhääldi ühendatakse Schmidti trigeri puhvri väljundi ja ühe toitejuhtme, näiteks miinuse, vahele. Kui generaatori toitepinge sisse lülitada ning potentsiomeetrit keerata, siis teeb pieso valjuhääldi õige vaikset häält. Valjema heli saamiseks kinnitame pieso valjuhääldi kõlakasti külge. Ka suitsuanduris on pieso valjuhääldi kinnitatud anduri kesta külge. Mõni õhukesest plekist karbike sobib kõige paremini. Potentsiomeetrit keerates vingub valjuhääldi kuuldavalt. Paneme kondensaatoriks 1,5 mikrofaradise kondensaatori ja lülitame generaatori toite sisse. Kõigepealt keerame potentsiomeetrit nii, et helisagedus oleks kõige kõrgem. Näeme ekraanil mitme terava tipuga kõverjoont. Kõige vasakpoolsem tipp on põhisagedus. Seda tajub inimene kui hääletooni või helikõrgust. Ülejäänud tipud on kõrvalsagedused, nendest sõltub helitämber. Mikrofaradise kondensaatoriga saame generaatorit häälestada sagedustele vahemikus 0,5 kuni 3,5 kHz. Paneme 1,5 mikrofaradise kondensaatori asemele 0,1 mikrofaradise.
Nüüd on sagedusvahemik 1,5 kuni 18 kilohertsi, igatahes kõrgemale kui inimkõrv kuuleb. Siin ei saa me kuidagi teada, kas piesovaljuhääldi ei ole suuteline kõrgemaid sagedusi esitama või ei kuule nutitelefoni mikrofon kõrgemaid sagedusi. Piesovaljuhääldi on muidugi võimeline kõrgemaid sagedusi esitama. Kui teie naabril on koer, võib katsetada, kas koer läheb ultraheli kuuldes närviliseks. Aga piesovaljuhääldi ei ole suuteline esitama madalaid helisid. Alla umbes poole kilohertsi kostab ainult krõbinat või klõpsumist. Missugust heli teeb piesovaljuhääldi madalamatel sagedustel, vaatame jälle helispektri analüsaatoriga. Ristkülik signaal sagedusel 1000 Hz on kergesti äratuntav. Kui signaali sagedus on madalam, siis põhisageduse intensiivsus kahaneb, aga kõrgema sagedusega kõrvalsagedused jäävad. Kui ristkülik signaali sagedus on 500 Hz või vähem, siis ei ole põhisagedusel enam midagi kuulda, aga kõrgema sagedusega priginad jäävad. Vaatame, millised olulisemad parameetrid on antud piesovaljuhääldi andmelehel. Maksimumpinge. Pinge üle 30 voldi paneb piesokristalli painduma kuni murdumiseni. Resonantssagedus. Sellel sagedusel teeb see piesovaljuhääldi kõige kõvemat häält. Suitsuandurid on häälestatud just resonantssagedusele. Mahtuvus. Tuletame meelde valjuhääldi ehitust. Metallikihtidega kaetud dielektrik piesokristall. Piesovaljuhääldil on täiesti arvestatav mahtuvus. 20 000 pikofaradit ehk 20 nanofaradit. Seda saame kohe proovida. Paneme teise piesovaljuhääldi kondensaatori asemele. Generaator töötab sama hästi. Me enne ühendasime piesovaljuhääldi SMIT-i trigeri väljundi ja toite miinuse vahele. Sama hästi võib teise otsa ühendada toite plussi. Praegu on toite miinuses. Nüüd ühendan plussi, vahet pole. Selles loengus demonstreerisime piesovaljuhääldi kasutamist ja helispektri mõõtmist nutitelefoniga.